Wassada, mitte Assar. Alustame nagu tavaks on saanud psühhopaatse kohviga ja vaatame täna siis ühte YouTube'i kanalit avastasin läbi Team-X'i. Aitäh teile kõigile, 26 000 subscribe on täiseni, väga tore, armas. Teeme selgeks selle, vahet ei ole sellega. No ma ei oska, fuck yeah. Toitu tomida mingit nalja. Kanali nimi on, ma ei oska hääldada seda, geibar, neigbar. Mina vaatan ja avaldan arvamust, kuna mina leian selles sisus, mida nemad toodavad enda loomingut ja ma kommenteerin enda loomingut. Ühes sõnaga, vahet ei ole sellega, point of service. Taaskord must kohvi, täiesti black, paulik, mitte mingi belief sass, Ai, see video tuleb liit. Video nimi on siis Loen röste ja parodeerin Sario TV-d. Kanali nimi on Neigbar, kõlaks nagu geibar. See selleks. See on see tunne, mida igaüks oma elus kogeda ei saagi. See on tunne, kui keegi kuri inimene sulle rösti kirjutab. Aitäh teile. Lisaks sellele parodeerin ka Sario TV-d. Vaatab videos täpsemalt, kuidas see mul välja tuli. Ehk siis ta parodeerib mind. Tiim Isto, Tiim Sario TV. See võib lõppeda, keradi, pane kinni see paskkanal. Jou, kes mind ei tea veel, siis nagu ikka, mina olen Kennet Koort ja see on Neigbar. Kõik, kes mind veel ei tea, mina olen Kennet Koort ja see on Neigbar. Mina olen Kennet Koort ja mina olen Geibar. Tänases videos vaatame natuke minu eelmist videot, kus ma siis nii-öelda röstisin tänapäeva noori. See video vist võib öelda, et õnnestus, sellepärast, et ma sain ka tagasi rösti. Praegu on tulnud välja siin siuke kiusamise teema. Konkreetne sõna röst on nagu inimese pihta siukest, kuidas ma ütlen, Peta Majanne. See on alles 10 sekundit, mul on palju veel rääkida. Ja väga hea, et te röstisite, sest et nüüd ma saan teha teile järgmise video. Ma saan analüüsida neid röste, aitäh teile. Analüüsi meie rösti ka. Sa tuled, vaatad veel minuga seda. Sa tuled, vaatad veel minu video. Sa oled teise mehega. Kui ma päris ausalt nüüd ütlen, siis ma veel ütlesin ka, et ma ei rösti teid. Aga su video pealkiri röstin noori. Ta oli pask clickbait. Üritad mingi Sario TV olla cancer. Kallis inimene, kui ma üritaksin Sario TV olla, siis ma vaataksin mingi Eesti YouTuberite mingeid videoid ja siis ma oleksin nagu alustame musta psühhopaatse kohviga. Esiteks ma ei lurista niimoodi. Ma oskan juua. Ma ei saa, need prillid teevad, mu lauba nii suure. Tule, sul polegi laub. Ma olen nii negatiivseks. Oota, mul tripib ära kohe. Oota. I got you, excuse me. I got you, Excuse me, bullshit on see video. Ja siis me käisime Häädemeestel maa kurvi arvutamas. Ja no me ei leidnud kurvi ülesse. Arvutasime ja siis ei tulnudki seda kurvi, et maakumerust lihtsalt ei eksisteeri. Parodeerida inimest. 2 võimalust, kas tuleb välja või on täielik pask. Tahaks nagu kuradi... Praegu ma üritasin tõesti Sario TV-d järgi teha. Kus sa võtad sellist asja? See esimene komment ütleb väga palju juba Team-X. Down oled. Sisu tühi. See video selleks, see on täitsa lamp. Vaata, mis teda on siis. Viha täis immigrant laob Eesti ilmale puid alla. Pränki teed, mis küla mees oled, kohalik või lokala. Vähe sellest, et on külm ilm, mis toimub? Mis toimub? Väljas tuleb padukas alla otse mulle pähe. Mis sa ju nii? See ajab mul härja keema, ma ütlen. Kurjaks sajab, tahaks kohe ätsa. See on pärast ma olengi siuke härja käima, ätsa. Ma laksud on juba kõvem. Vabandust. Mingil määral nagu näen ikka ennast siin videos. Prillid ja mingi mütsike. See on vahva. See on väga tuus, et sa teed järgi. Aga tee siis palun niimoodi normaalselt seda järgi. Sellepärast ma olengi energiat täis praegu. Energiat täis, ma ütlen. Ma ei viitsi kuulda seda aktsenti, mingi mõttetu pask. Röstime tänapäeva noori. #beef. Hyvä päivä, poisid, kaikki on kunnos. Kamera käib ja, väga hea, super, las ta käib. Ma olin nii närvis praegu. See aktsent saab otsa ka kuskil või? Siis minu ajal ei olnud selliseid asju nagu mingi nutitelefon. Minu ajal sul oli MP3 mäng. Tiimas ütles ka kohta, et nagu tüütud teismees mingil määral ongi. Aga see ei ole röstimine. Ma arvan, et see video oleks paremini mõjunudki inimestele, kui sa oleks pannud mingi muu pealkiri, et selgelt on näha, et copy-paste meilt on ja mingid teatud fraasid, laused juba lähevad kokku on ja põhimõtteliselt ei ole endal mõtet nagu vett kaela tõmmata, vaata, et pigem oleks lihtsalt
lihtsamalt näiteks, no et mis ma pealkirjas panen, mina paks näiteks näiteks puudujäägid enda elus, kui ma noor olin või ma ei tea, millest ta räägib, et MP3-d ja suured poisid tulevad. Põhimõtteliselt asi on väga lihtne. Copy paste meil. Mis lühendid need on? Mis asja te kasutate? Te saate nagu ise ka aru või? Yo, MT, NS, chill, kõh, avs, yo, sama, kõh, tavs. Ja siis ongi nagu kogu chat nagu. See on veits sillaks, et 2017 sükest sitta ei tehta enam, nii et keegi enam ei seleta sul mingi kõh, tavs, nii et veits mööda neid video, ma arvan. Võtame siis Maasika, Isto% elab vanaema juures, T-Max Lottemaal. Jou teile kõigile, minuni jõudis teame, et meist on jälle midagi pulli tehtud. Keegi oli meist trashi tootnud jälle. Ja sa ütled, et Isto elab vanaema juures või? Ta isegi videot teha nii, et keegi kõrvalil räuskaks sulle sisse. Aga ka Assaaris jama karjub, Tami, kuule, mida see tähendab sul seal üldse? Jumala uhke ka on mingi. Jobu videot nägin. Mingit jobu videot nägin. Praegu mingi norimise teema on vihaselt üleval. Isto striimis kuulasin Marti Allikuga teemat, kus ta rääkis sellest küberkiusamisest. Mina nimetaks seda küberkiusamisest. Kiusamise mõte nagu vähemalt minu jaoks on mingid isiklikud teemad, mis tõesti on inimesele valusad, vaata. Aga sotsiaalmeedias on paratamatu see, et kui sa uploadid midagi, siis keegi võib alati midagi negatiivset öelda, see on internet, see ei saa mitte midagi teha. Marti tõi ka välja enda selles, et on mingi striimer, kes saadab inimesi kuhugi kommenditesse midagi seletama. Aga ma olengi tihedalt just viimasel ajal on hästi palju aktiviseerunud siis inimesed niimoodi grupeeringutesse. Ongi üks striimer on, kes nagu käib ja vaatab näiteks teist. Striimer on siis kes? Et tema contentiks või sisuks oligi siis vaadata vahepeal teisi youtuberid ja seal tuuagi välja, et tema ütles nagu otse välja, et kui vähksen. Ja minge siis kirjutage sinna selle video alla näiteks, et mingid read. Ja see on nagu muutunud mingil määral nagu süstemaatiliseks osadele nagu teistele nagu, või väiksematele youtuberitele. Ja ka samas ise tegelikult teised noored võtavad sellest osa, sest see on niisugune kamba mentaliteet, kus kõik liiguvad kaasa ja teevad nagu... Keegi teeb üleskutse, et ütleme, et tema on lollakas ja siis tulevadki kõik taha ja hakkavad kirjutama. See on just see nagu viimase kuu aja üks olukord, mis on nagu tegelikult nagu tulnud välja sellest olukorrast. Mina isiklikult nagu ei tea, et nagu Isto oleks saatnud kedagi, mindi koti ka vaata, kas ta saadab või saada. See on lihtsalt see, et YouTube on läinud kaheks mingil määral ja osad inimesed, kes ennem ei kommenteerinud videoid üldse ja jälgisid lihtsalt YouTube'i, nad on lihtsalt leidnud mõttekaalsused mingil määral. See, et me näiteks mingitel videotel, kus me võtame näiteks, reageerime mingitele videotele ja avaldame arvamust, teeme lahedad editit, see meeldib paljudele. Ega see ei tähenda seda, et nüüd paljud inimesed nõustuvad minuga ja nad norivad neid inimesi. Mõttetu läbu hakkab pihta siin juba see mingi kuradi küberkiusamine. Mis asja sa ajad? Jutu point on see, et mul jutt, see kuradi, ma pean kirjad kokku, et see on see, ootad, see on see, sa tuled vaatad sarjade video, Pane kirjutaks Team Isto midagi alla, siis see oli küberkiusamine. Eile ma sirvisin natukene videojagamiskeskkonda nimega YouTube. Täiesti ennekuulmatu ja fenomenaalne nagu vaarika Servette! Mis värk selle fucking Lottemaaga on? Mis selle point on? Mida see nagu edasi andma peaks? Seda, et T-Max on noor inimene, teeb kvaliteetset contenti, paneb sul ära ja sa mõtled, et Lottemaa oleks tema lõige koht, ma panen Lottemaa videot sinna vahele. Esiteks selle Eeriku nägu näeb see videos sitaks vähe ja selle asemel, et nagu tema ise midagi ütleks, mingi fucking Lottemaal mingi 3 tegelast häälitsevad, mingi see on peedi servett! Täpselt nii! Pole ju, ei ole pointi sees, türa. Eelmine kord röstisime ilma. Kuidas palun? Röstisime ilma. Oota, sa röstisid ilma. Kuidas Sander õigustab talvel näiteks trahvi selle eest, et maja ees on libe, nii et mis siin imelikku nagu on? Sander õigusel oli üles ehitatud nali. Vahe on sellele, et üks vend teeb tõsiselt huumorit, ta räägib, teeb nalja ja siis see on, mina tulen siit, no ma ei saa, no päikse käes olla, no. Tegelikult me ei rösti nagu mitte midagi. Me just nagu räägime nendest, me tekitame kommuuni. Me nagu ei rösti neid, aga me tekitame kommuuni. Sa ei tea, mida tähendab kommuun. No ei saa aru enam mitte midagi, nagu milles see asi hakkas üldse pihta sellest, et Isto ütles, miks sul üks sammas 2 korda suurem on. Ma ei saa aru, miks, mis asja, mis ma olen täiesti ära confused, ma ei... Till-toll. Kas peidu juurde võib täna mängima tulla? Kui sa lapsele nii rääkis, siis sa tegid täitsa autist ju. Mis kuradi kelbas sa ajad? Ma ei saa aru, ma ei mõista sind, vaban. Heit, röst, kommentaar. Heit, röst, kommentaar. Heit, röst, sama asi. Ehk siis ainult kommentaar. Alustame musta psühhopaatse kohviga.
selleks. mina ei saa nagu aru, mis selle video point, see on ju täiesti nagu seosetu või nagu. mulle tundub, et ma pean sinule ikkagi üle andma minu komöödia auhinna, sest et tegu on lihtsalt võrratu paroodiaga. Assolutica lille ai! Uskumatu! Okei, nüüd ma ei saa enam aru, kas see tüüp ongi nagu mingi master troll või ta tegelikult ka ongi selline, tal on tegelikult ka abi vaja. Tal ongi abi vaja, me käisime täna filmimas, lihtsalt läksime salvestusruumi. Kulus Kennetil 1 salmi peale 3 tundi, minul kulus 1 salmi peale 10 minutit, editimine 50 minutit, siis sattusime õue, filmisime 2 tundi, vaidlesime, kus ja mida me teeme, mis kontekstis. Fuck yeah, türa 10 minutit, mine putsi. Mis selle fucking video point on? Pealgi Nisto elab vanaema juures Tiimex Lottemaal. Nii, siis mingi vend vahepeal räägib, mu sõber ongi autiste. Miks su üks esihammas on suurem kui teine? Esiteks mees, sa näed ise välja nagu mingi Kesk-Aasia riisikasvataja. Minu hambast. Ja sul on ikka peas midagi väga segi, kui sa nagu ei tea, kui palju tähendab 2 korda suurem nagu. Türa sa jütle Istole nii. Türa isegi kui ta kasvatab seda riisi türa, siis sinu riisid on mürgitab ära lihtsalt, saad aru või? Sa ei söö enam riisi lihtsalt. Sa pead midagi kõvemat sööma, et sul hambad kuluks ära, ma ei tea, näri mingid kuradi pudelid või ma ei tea. Mina olin nagu ikka Kennet Koort. Oli kõik! Isto oleks isegi rohkem tahtnud, lihtsalt nii paska lihtsalt türa. Fuck yeah, noh. Welcome to the Eesti YouTube. Kas kuradi see võib kaanalega lasta? Aga ta teeb videosi ühikas ja ta ütleb sõna maasikas. Maasikas on palju öeldes ühikaruumis minu meelest. Miks ühikasi või? Miks mitte? Ta ei tee esiteks videoidki. Striimib. Inimese striimi vaatab 900 inimest lihtsalt. Millest me üldse räägime, ma ei saa aru. Isto, mul on küsimus, miks sa subscribe'id Eesti YouTubereid? Subscribe'id Maria Rannavälja. Mis sellega on? Miks ta ei või subscribe ida? Äkki ta tahab jälgida seda kanalit? Isegi nagu teie nagu content on hullem kui see kuradi Maria Rannavälja oma. Me räägime kontekstist. Me räägime kontekstist. Ma räägin sinu videost. Mis selle fucking video point oli? Kuna siin YouTube'i maailmas on hakanud lainid lööma kanal nimega Sario TV, käib metsas mustikal plus storytime plus uus outfit, kes see siukest sitta 30 fucking 1000 korda vaadanud on. Mis siin kanalil üldse toimub? Tomsik puhumine räppar. Jou, kuulete vä? Mis päev homme on? Ei tea vä? No jou, kuule, homme on esmaspäev ju. Mida vittu. Ma ei tea, kas need on mingid tuttavaid, kes tegelevad mingi lindistamisega. Kuidagi päris huvitavat, hästi lindistatuse tegelikult. Istun tanklatünni kõrval, teen ma tobi pildi koti, et sa teha ei tohi. Ta vittu, mis asi see veel on? See on ju täielik cancer ju. Chillis koodiga katusel, läksin viinamarju, neid ei ole palju, meid küsib, kas ma olen viltu. Ei, ma pean viinamarja kelku. Ito. See okei, see on cancer. Vaatame Carlos Kolkis vähemalt korraks. Vaata ette paroodia. 205 000 vaatamist. Chillin sõpradega poes, istun pingil, naudin sinki igal pool, kus pööran pea, Silveri müüjad teevad silma. Silveri müüjad, pööran pea, Silveri cancer. Vähk. Q&A, mu jalad on karvased. Maks clickbait või? Türa teile kõigile! Ongi, jaa, nii teebki. Türa teile kõigi! Türa, ta näeb ikka veits erineb välja. Enne oli nagu pea oli, vaata lihtsalt siuke ümmargune, nüüd on piklik lihtsalt. Kuita mingi pohmas raudselt. Selle peal on ka üks sammas suurem ju, türa. 2 korda suure. Türa, Maks krinsna. Täna minu juuksed ei tee minuga koos tööd, ma alles eile virgendasin neid ja need ei jäägi sirgeks. Väga gei näeb välja see end. Sellepärast ongi nii, et sina võitledki enda kaasmaalastega, et kumb jääb peale, kas sinu tõuks või sinu jõud. Täiesti nagu enam-vähem normaalse näoga on ja siin videos lihtsalt mingi kuradi pikk nägu lihtsalt. Saad aru, see venna nägu muutub videotega lihtsalt. Piklik nägu, järsku on ümar nägu, what the fuck. Tal on ikka sama case selle hamba nagu Kennet Kordil ju. Ja ongi. Aga vaata, mis ta uuemaid videoid. Video nimi on Mehis. Ma kujutan ette, et lõpus on mingi asi, mis juhtub, on ja? Okei, teeb mingit värdjat nägu. No see veits creepy on. See ikka päris haige ju. Fuck Sario TV, kuradi Greitler on müüdud. Lamp.
ja mingi poliitpropaganda. Mis selle video point on? 26 352 subscriberit. See on jube. Eesti YouTube'i maastik on putsis. Me ei saa mitte sittagi selle teha. Võiks keegi normaalset videoid ka tegema hakata. Salarta! Tegelikult ma tahaks ikka sellest norimisest ka rääkida, et veebikontsal, kui seda vaat, siis meie esiteks ei nori mitte kedagi enne. Ükskõik, mis case siin on näiteks, mida Isto teeb, see ei ole nagu norimine. See on nagu enda arvamuse nagu väljendamine. Keegi neist isiklikult nüüd ju ma teile kirjuta, aga ma ei viitsi hakata siin mingit kuradi lastesõbralikku contenti tootma, et kui veebipolitsei kirjutab, küll ma siis vastan talle. Mis me tänases video kokkuvõtteks ütleme, siis vaatasime 2 kuradi cringe kanalit üle, et ega midagi rohkemat ei olegi, et peace and love, ärge heitige üksteist ja olge sõbralikud ja ärge öelge kellelegi, kui video on sitt, pange lihtsalt like ja laske neil tood seda pask edasi, kuni tuleb keegi, kes destroynud täiesti ära, aga vahetades sellega. Peace out ja Võsa reporter on tagakiusamine, nii et Võsa pets on veebipolitsei, palun, avalik laimamine. See jääb nutma. See oli sarjade V. Peace out, kuradi nagamannid reis. Ma kõigil toidu poolist juba ostsin asju toidu üles leidsin Retsinetist alla juba scrollin valimid reklaamid sinna ette köitsin Lutika lille aeg, Jüri Kingi jalgrat Võin käest ära võtta tugev Eesti bussi tuur viivad Maidu juurde Võrru Hei, see oli Kennetkool Milleks seda vaja oli Kennetkool Kas vabatahtlik on ikka Kennetkool Palun vasta mulle ka Kennetkool Kõik koos! Kõik koos! See oli Neipal! Davai, kes meie metsi läheb? Tahab tulge lähemale! Kes tahab? Leep! Davai! Subscribe'iga Neipali! Minna soovite? Nüüd jah. Aitäh!